Traditsiooniline ajalugu praguneb. Traditsioonilise ajaloo raamid on kitsad nende teadmiste jaoks, mis täna avanevad. Nii teadlastele, valgustatutele kui ka neile, kes otsivad tõde. Ja kui inimesed, paljud, vaidlevad omavahel, milline sõna on õige või milline kuupäev vale, siis mulle tundub, et praegu ei ole aeg tülitseda. On aeg üksteist kuulata ja tõde koguda nagu lapsed koguvad pilte, mida nimetatakse pusledeks. Sõna on vastik, aga see on kujutis. Tõde on see, mis oli, aga ajalugu on see, mis on kirjutatud kroonikutega paljude sajandite jooksul poliitikute ja kaupmeeste tellimusel. Meie rahval oli see tõde, millest me ise unustasime. Pole tähtis, kelle algatusel. Kui oleme unustanud, siis peame ise selle taastama. Ja seetõttu tegin oma veebilehel lingi filmidele, mis mulle väga meeldivad. Just need. Nad meid selle tõe juurde viivad filmide nimed on Jumalamängud. Erinevatel seeriatele on oma alapealkirjad, kuid kõige olulisem on see, et kui ma kellelgi soovitan seda filmi vaadata, siis ütlen, et tahate teada. Tõde. Ja huvitav on see, et inimeste silmad tõmbavad ligi. Paljud tahavad teada tõde nii, et edasi tõe poole. Iga Nõukogude lapsed, kes sündisid Nõukogude Liidus, kuulis esimeses klassis sellist lauset. Maa on ümmargune, vanad eksisid. Nad on üldse välja mõelnud teadmata mida. Tasane maa toetub 3 elevandile. Elevandid seisavad kilpkonna peal, mis ujub ookeanis. Nii et lapsed, maa ei ole tasane, see on kuju nagu pall. Seda ütlesid lühinägelikud inimesed. Selles sümbolis, kus tasane maa esindab inimese tasast mõtlemist, kes mõtleb ainult jah või ei kategooriates. Kuid elades tasasel maal saab ta teadmisi ühelt 3 elevandist. Ja 3 elevanti on 3 maailma, 3 punkti, 3 maailmavaate sümbol. Materialismi, kus alus on aine. Idealism, kus alus on idee mõte. Ja transcendentalism, või nagu seda varem nimetati, veel müstitsism, kus alus on materialiseeritud idee sõna. Aga elevandid omakorda võtavad kilpkonnad. Ja kilpkonn saab teavet piiramatute teadmiste ja absoluutse tõe ookeanist. Kilpkonn ongi maailmavaade jutsism, kõikehõlmav ühinemine ja ühtsus. Ja jutsismi alus on energia. Jutsismi vaatenurgast, mis on aine. See on tihedalt kontsentreeritud energia erinevates väljendustes erineva tiheduse sisalduseine. Mis on idee, mõte? See on energiline kujutis, aga mis on sõna? See on laine, selle kujutise materialiseerumine. Me elame oma suguvõsa põhimõtte järgi. Nii oli, nii on ja nii jääb.
usund on ühtsus kraga. See on algne valgus. See tähendab, et see valgus asub ajast ja ruumist väljaspool. Usund võib olla ainult üks inimene, kas teab, mis on rah või ei tea. Varem ei olnud inimene nii kinni. Ma mõtlen enne maailma religioonide tekkimist. Suhelda kaugelt mõtte abil oli tavaline. Kõik uus on hästi unustatud vana. Miks erinevate rahvaste müüdid erineva nahavärviga kirjeldavad enam-vähem ühte ja sama? Venemaa rahvalugudest on Ivan Turak evolutsiooniliselt oma targematest vendadest palju kõrgema. Kui nutikale inimesele öelda, mine sinna, ei tea kuhu too, ei tea mida, siis ta kaotab kohe ära. Aga Ivan Turak suudab seda probleemidega. See tähendab, et tal on paremad meetodid maailma tundmaoptimiseks. Alates 2012 aastast siseneme Rebane lossi ja liigume hundilossi. Aeg on meie. Slaavi aeg. Neile meist, kes on uudishimulikud, on vedanud. Me elame suurte muutuste ja ajalooliste üllatuste ajal. Ajalugu, mida keegi julges nimetada teaduseks, osutus kapriisseks neiuks. Et mitte öelda, et see on põhimõttetu ja kergekäeline. See ei ole meie minevik. See on vaid meie sfääris mängitav. Draamatöö on teadlikkuses, mida on viimase paarisaja aasta jooksul loonud inimkonna silmapaistvad mõtlejad. Need mõtlejad on ajalugu, kas määratlenud või valitud või kustutanud igaveseks elanud inimeste nimekirjast. Kui palju silmapaistvaid nimesid on inimkonna mälust kadunud ainult seetõttu, et nende teosed hävitati inkvisitsiooni, Hiina keisrite NKD, Gestapo ja teiste sarnaste poliitika ja ideoloogia teenistuses olevate institutsioonide poolt. Ajaloo õpikutes on teada 4 traditsioonilise Venemaa usu olemasolu. Need on Kristus, islam, juudaism ja budism. Kristus toodi meieni Bütsantsist, islam, Araabiast ja Saudi-Araabiast, juudaism Iisraelist ning budism Hiinast. Aga mis oli meil enne usundite ilmumist? Ametliku ajaloo teaduse seisukoht on ühemõtteline. Kõik venelased olid paganad. See oli barbarite kultus teadmatusest ja poolmetsikust inimestest.
Aga kas me saame täna usaldada ametlikku ajalooteadust, mille positsioon on poliitilise võimu huvide suhtes väga delikaatne? Ilmselgelt ei saa. Ja me ei tee seda vähemalt juba seetõttu, et ajalooõpikuid on viimase 1,5 aasta jooksul mitu korda ümber kirjutatud. Meie mineviku tõlgendamisse on investeeritud nii palju ressursse ja teadlaste reputatsioone, et kui faktid ei ühti ametliku tõlgendusega, siis on faktide jaoks halvem. Ja see on ummik. Milline on ainus mõistlik tegevus, mida saab teha, kui sinu ees on ummik? Tagasi minna sinna, kus oli selge. Just seda me teeme. Kuid me tahame vaid teada, kes me oleme, kust me tuleme ja milline on meie sisemus. Alustuseks vaatame olulist sõna, mille tähendust mõistetakse sageli valesti ja mis kutsub esile ebapiisavaid reaktsioone. See sõna on natsionalism. Võtame Mülleri inglise-vene sõnaraamatu ja tõlgime. Natsionalism. See on patriotism. Soov rahvuslikuks iseseisvuseks ja natsionalist, see on oma kodumaa iseseisvuse eest võitleja. Nüüd kasutame 3 laialdaselt tuntud seletussõnaraamatut. Natsionalism. See on reaktsiooniline bursvaasia ideoloogia ja poliitika, mis on suunatud rahvusvahelise vaenu õhutamisele ja ühe rahvuse tõukamisele teise vastu ekspluateerivate klasside huvides. Natsionalism. Ühendumine oma rahvale, rahvusliku ühtsuse ja iseseisvuse kaitsmine. Natsionalism on ideoloogia ja poliitika, mis tuleneb rahvusliku ülevuse ideest ja oma rahvuse vastandamisest teistele, allutades inimkonna huvid ja väärtused rahvuslikele huvidele. 3. Fundamentaalsed sõnaraamatud pakuvad meile 3 erinevat tõlgendust ühest ja samast sõnast, aga kui võtta 10 sõnaraamatut, sõna tõlgendamine, nagu ka Talmudi või Kokaraamatu tõlgendamine, rakendatakse, kui juurdepääs algallikale puudub. Tõlgendamine on alati kellegi arvamus ja see on alati teisejärguline. Mis siis on natsionalism? Need inimesed tunnevad kompleksi ja see, mida te ütlete, suur rahvas, kõik suured rahvad, sakslased on suur rahvas, prantslased peavad end üleolevaks rahvaks. Miks peavad venelased ainult iseennast suureks rahvaks pidama? Ja see on kompleks, see on kurb kuulda neid siite. Siin on vene hing, palun defineerige, mis on vene hing, kas see on ostetav vene hing või mis see vene hing on? See on vene hing, mingit vene hinge ei ole. Teate, miks inglased ja sakslased ostavad seda suure rõõmuga? Aga mis on vene hing ja saksa hing, mis on prantsuse hing? Kõigil on oma hing, see on prantsuse hing, venelased kinni haaravad sellest, et see on meie vene hing. Milline on meie vene hing? Prantslased räägivad prantsuse hingest, miks see nii on venelased, see jääb selliseks. Ja kõik tulevad kohale, ütlevad, et me oleme siia tulnud. Venelased ütlevad, et mul on saksa hing. Ma arvan, et see on lihtsalt enda petmine. Või venelane ütleb, et tal on inglise hing. Kuidas segadusest välja pääseda, teeme mõned sammud tagasi ja vaatame seda kui võõrsõna vanaslaavi keele kujundite valdkonnas. Natuke tähelepanelikumalt. Mis rahvust on teie kassil? Loll küsimus, eks. Miks me räägime kassi puhul tõust, aga inimese puhul rahvusest? Varem küsiti inimeselt, kes sa oled, mis sugu? Ta vastas meie oma ja nimetas oma suguvõsa nime, este isa, vanaisa, vanavanaisa perekonna nime. Nõukogude Liidu 20.
Aastate esimese rahvaloenduse blankikidel ei olnud rubriiki rahvus. Seal oli sõna rahvustunne. Kaasaegne sõna rahvas on laenatud saksa keelest ja selle päritolu ulatub ladina keele nation sugu, rahvas, mis omakorda tuleneb natus, sündinud. Ja nüüd, austatud vaataja, hoia toolist tugevamalt kinni, sest me suundume koos kuhugi, teadmata suunas. Prantsuse keeles hääldatakse sõna rahvas kui la nation, germaani keelest de nation, inglise keelest de nation. Erinevast hääldusest hoolimata on kirjutamine siiski sama. Ja kui türistada hilisem ladina kiri ja kirjutada see sõna meie tähega, siis saamenas on. Üks vanaslaavi kirja põhivorme kaua enne Euroopa keelte ilmumist oli ruunikiri. Üks selle kujundliku kirjasüsteemi ruun kannab nime meie ja esindab ühtset kujutist ühesuguste sugude slaavlaste ja aariate kohta, kes rääkisid ühte keelt. Sama avastame ka vanaslaavi tähestikus. Tähtnad sisaldab endas sama kujutist, mis teab seda, mis oli meie esivanematele teada. See tähendab, et on olemas ühtne geneetiline ja maailmavaateline alus, mis võimaldab olla pidevas ühenduses esivanematega, lihtsalt öeldes südametunnistus. Seetõttu oli slaavlasele või aariale iga valge inimene meie oma. Meie sugu, see ongi rahvas. Oli vaid üks erinevus meie ja sakslased. Sakslased ei ole germaanlased, sakslasteks nimetasid meie esivanemad neid, kes ei olnud meie eest imedemaalased. Aga see pole veel kõik. Mõistet esivanemad tajume ajalooliselt kui neandertallasi, kroomanjone ja muud tarvinistlikku elukonda. Meie sugu, mitte maine, meie. Need, kes esimesena tulid maale teistest päikesesüsteemidest. Kui meie esivanemad sellele planeedile saabusid, ei olnud see veel teiste inimeste poolt asustatud. Oli oma loomariik, taimede riik, kuid veel üsna vaene, primitiivne. Ja meie esivanemad asusid algselt sinna, kus praegu asub põhja elektromagnetiline pool. Tollal oli seal mandri, mida nimetati Arktikaks või Arktagejaks või Darja, seda nimetatakse erinevalt. Seal oli väga pehme kliima, soodsad elutingimused. Ja kõik rahvad, rassid asustasid seda mandrit. Hiljem lepingu alusel asustati see planeet. Inimesi, kellel oli päikeseloojangu kollane nahk. See tähendab, et need olid punanahalised inimesed, maja, atsteegid, meie, põhjarahvad. Samuti lepingu alusel eraldati siin territoorium inimesetele, kellel oli päikesetõusu kollane nahk. See tähendab, et need olid kollanahalised rahvad. Need on hiinlased, jaapanlased, teised rahvad lepingu alusel eraldati ka territoorium inimestele, kellel oli pimeduse värvinahk. Kui kollanahalised ja punanahalised olid meie liitlased galaktikate vahelises sõjas, siis mustanahalised rahvad olid meie vastaste poolel. Kuna nende planeet selles sõjas hävitati, eraldasime me heategevuse tõttu neile territooriumi, mis neile kõige paremini sobis. Meie esivanemate, valgenahaliste inimeste üldnimetus on rass. Rass tähendab valget, puhast algset. Sealt tuleb näiteks tuntud ladina ütlus tabula rasa, valge algne leht. See tähendab, et rass võib olla ainult üks, kuna see tõlgitakse kui valge. See tähendab, et ei saa olla rassi, mis on kollane või punane. Venelast nimetatakse näiteks russian, see on rass. Nii et rass elab paljudes päikesesüsteemides selles galaktikas. Ja kui 1,5 miljardit aastat tagasi meie esivanemad selle planeedile saabusid, siis oli rass esindatud 4 rahva, Tairi, Kari, Sviatorusi ja Rassenitega. Peamine eristav joon oli silmade, iirise, värv.
See tähendab, et värv sõltus nende päikesesüsteemide spektrist, kus konkreetne rahvas arenes nii, et Tairi ja Kari rahvaste puhul on need harid. See tähendab, et aariad ja Sviatorusi ning Rasseni rahvad on näiteks slaavlased. Kui rääkida täpselt, siis see pärimus ütleb, et alguses oli sugu seotud munadega. Teisisõnu räägitakse kaasaegses keeles, et kosmoselaev lendas. Kõik olid anabioosi uneseisundis. Siis oli väike luurelaev, mis meenutas lendavat partikest. Need, kes on näinud tähesedade filme, on selliseid partikesi kindlasti palju näinud. Lendas kohale, kuid kaugelt veel. Tagasi tuli, teist korda suunaga maa poole. Jälle pöördumispunkt naaseb. Ja kolmandat korda lendas kohale, tõi maapinda tavaline. Planeet, kuhu saab asustuse rajada. Sest vedok ütles, et ta lendas, kui rääkida kaasaegses keeles, kosmoses käis sõda. Suur assa lendasid ümberasujad. Transpordilaev oli kahjustatud ja tal oli hädamaandumiseks vajalik maa. Selliseks maaks valiti Midgard ja nad maandusid Põhjamaa mandri territooriumile. Seetõttu nimetati seda Tarjaks, mis tähendab kingitusena antud. Hiljem osa naasis, signaal anti luban ja osa, kellel lapsed sündisid, otsustas jääda. Igal juhul koliti ju teise. Nendele meeldis, nad jäid sellel maale ja siis hakkasid juba saabuma uued ja siis juba ka teised liigid. Ehk siis inimesed kollase nahavärviga, punasega, hiljem toodi mustanahalisi hukkuvatelt maadel. Ja siis, et mitte segada arengut, eriti kui meie käsi sisenes pimeduse maailma kontrollitavasse tsooni, keeld külastamisest. Sest kui need varased konfliktid algasid, teiste maades viibijate vahel ilmusid maale sõdalased. See viis selleni, et üks elustruktuur hukkus, siis teine, siis kolmas peaaegu hävitati maa. Seetõttu kehtestati keeld. Nüüd on meie maa justkui pimeduse mõjutsoonist väljumisel, ehk siis meie galaktika käes. On olemas selline mõisted nagu Svorožje ja rubriik. Siin on valguse jõud, siin on pimeduse jõud. Sest pimedus ei ole kurjus sloveeni keeles. Pimedus on 1-0-0-0-0. Teisisõnu, räägime kosmilisest ruumist, mida kontrollid. Kaasaegses keeles 1-0-0-0 planeedi maailm. Runapimedus kannab endas musta kosmosekujutist numbrilise tähendusega 1-0-0-0-0. Need on 1-0-0-0-0 maad, kus päikest kas ei ole või nad kiirgavad teise maailma valgust, ultraviolett ja infrapunase spektriga. Teda kirjeldab, kuidas meie jumalad, meie esivanemad kolisid maailmast maailma. Esiteks läks Vaitmara, seal ehitati vahemaade väravad ja siis olid juba maailmade vahel üleminekud. See teave jõudis ameeriklasteni ja nad tegid filmi Tähtede väravad. Nad on sinna oma psühholoogiat ja oma süžet sisse pannud, kuid aluseks oli just see iidne teave ja iidne tühik. Nad ei ole ainult meie vedades, slaavi ja aaria, vaid sama teave on ka teistes rahvustes. Indias on endiselt muuseumis, minu arust Delhis, iidne foliant, mida nimetatakse Vaitmana Shastriks, kus on joonised ja kirjeldused kõigist nendest kosmoselaevadest, keskmistest, väikestest, suurtest, spetsiaalselt. Sisereisideks. Maapinna kohal ja kosmilised, ehk siis näiteks Vaitmana, nagu varem öeldi, omas oma kõhus või nagu praegu öeldakse, kandis pardal mitmeid vimana. Ja Vaitmara kandis kuni 144 Vaitmanat, ehk siis suured, galaktilised laevad. Teistes pärimustes, mis veel ei ole avaldatud. Seal on palju asju vedades, mida praegu ei saa avaldada. Seal on kirjeldus,
et juhtimine toimus lihtsalt käe asetamisega spetsiaalsetele nišidele. Ehk siis inimene juhib oma mõttega. Meie esivanemad ei ole kunagi meid piiranud meie maa, meie Menkarti piirides. Seetõttu on kõik slaavi muinasjutud puhas kosmogenees. See on reis galaktikas, universumis. Kellestki ei ole nii palju. Vaibad lennukid, Vimana, Vaitmanid, Vaitmarad. Ja seda tarkust ei hoidnud meie esivanemad ainult enda juures. Nad näiteks tulid Iidsetravidiasse ja et anda neile võimalus areneda, andsid nad neile 3 raamatut. Samuti vedasid, mida praegu nimetatakse India vedadeks, kuid need on ümber kirjutatud. Nende eluviisi, elukoha järgi ja nad hoiavad neid. Mahabharata, metsaraamat ütleb nii, et 7 valget rishid tuli põhjast, kui vaadata Indiast, satute siia Bielovodjesse, Omski oblastisse ja tõid neile vedasid. Sest metsaraamatus Mahabharatas on öeldud, et Abhakavana reisiraamat. Siin asub svastika tähtkuju, see tähendab svastikat. Siin tugevdas taru suur esivanem. 1992 aastal kaevasid Taaras arheoloogid välja selle Tari linna. 1868 aastal üks külakool õpetaja Indias luges sanskriti keeles Vaitmana kilsasti ja tegi külas kerge Vimana. Ja ta lendas küla kohal, seda nägid ka Inglismaa koloniaalvägede esindajad. Ja kui ta maandus, siis ta kohe lahti võttis. Nad inglased küsisid, kuidas, mida ta ütles, lugege, tehke, mina ei tee teile. Meie esivanemad ei ole ainult Venemaa territooriumil säilitanud neid vanu raamatuid, vaid me teame, et praegu ilmuvad slaaviarjate vedad, ilmuks seal tuntud Velesi raamat, seal avanevad ka teised allikad. See tähendab, et just need vanad raamatud tõlgitakse ja India territooriumil on samuti palju säilinud. Me teame, et seal on Mahabharata ja Ramayana üles kirjutatud. Need kirjeldavad just meie Kesk-Venemaa sündmusi. See on Volga, Oka. Seal piirkonnas toimusid Mahabharata sündmused. Meie esivanemad nimetasid meie jõed, järved ja linnad nende järgi. Tegelikult toimusid kõik sündmused siin. Me teame, et seal on kirjutatud Rõgveda ja Jurveda, Atharvaveda, Samaveda, Vedanta Sutra. Seal on palju raamatuid kirjutatud ja säilinud India territooriumil. Kõik see meie esivanemate keskkonnas. Veel 1903 aastal kirjutas silmapaistev India uurija Balgan Kartilak oma raamatu Arktika kodumaa vedadest. Ja kuna ta oli Brahman, oli tal juurdepääs pühadele tekstidele. Ja kui ta analüüsis Rõgvedat ja Avestat, avastas ta, et seal kirjeldatakse selliseid nähtusi, mis on võimatud lõuna pool 56 kraadi põhjalaiust. See tähendab, et see liikumine toimub Arktika ja subarktika arengust. See on polaartõmme. See on aasta jagatud 2 pooleks. Pool aastat päev, pool aastat öö. See on kevadise lume sulamise kirjeldus. See tähendab, et seal on põhimõtteliselt selline hulk geograafilisi ja astronoomilisi reaalsusi, mida Indias ei ole. Euroopa põhjas on säilinud tohutu hulk jõgede, järvede nimed, mis tõlgitakse ainult sanskritist. Noh, vaadake, meie Olanetski kubermang. Seal voolab jõgi Siiva, kõrval on jõgi Kanes, kõrval on jõgi Padma, mis tähendab lootose. Lisaks on seal 3 kangi, 2 kangi Arhangelski oblasti territooriumil. Meie Suhana Vologotskaja, mis tõlgitakse sanskritist, kui kergesti ületab Suhana. Veel 17-18. Sajandil peeti Indias abielu kõrgemates kastides ebaseaduslikuks, kui selle kohta ei ole tehtud kirjed paberil. Lisaks on sanskritis termin nashitam lugemata. See tähendab, et juba sel ajal pidid nad kirjutama. Siin on teile, palun, Kirill ja Metodios. Kas nad lõid slaavi kaare või olid need ikkagi enne jooned ja lõiked, mida kasutati paberil? Kui meie esivanemad tulid Indiasse ja andsid neile tarkust vedada, lõid nad inimestele
kelle seast nad valmistusid vedaliku kultuse preestreid kroonist, lihtsustatud keele, mida nad nimetasid iseseisvaks või sanskritiks. Isegi inglise keeles kirjutatakse seda sanskrit. Seda tohtis lugeda ainult mehed preestrid, kui olid suured pidustused. Hakkasid kaasama tüdrukuid, kes tantsust ja plastikas rahvale näitasid, rääkides vedades toimunud sündmustest. Ja seda plastikakeelt koos kõnega nimetati hiljem Tevamäel. See tähendab Teva. Mäel. Kogu see nii nimetatud fantaasia on meie maailmas ilmunud mitte juhuslikult. Juluseid ei juhtu. Nende nii nimetatud fantastiliste nähtuste olemasolu tõestamiseks ei ole sugugi vajalik pöörduda arheoloogia või radiokarbondi analüüsi poole. Kuidas me järk-järgult veendume, et meil on usaldusväärsem tööriist, keel, milles meie vedad on kirja pandud? Vana slaaviarjate runo kiri sisaldab kujutisi, mille alusel on loodud universum, meie esivanemate tähenduste maatriksi süsteem. See süsteem on täiuslik, selle loogika on veatu ja iga element on funktsionaalne. Kui mõni mängija, kellel on kasutaja staatus, kannu, tungib tema süsteemi failidesse isekate kavatsustega, vastab ta mälupiiranguga. Ja nüüd naaseme kosmiliste väravate juurde see. On loodud väekoht, mis toimib resonantsipõhiselt. Iga objekt, näiteks inimkeha, koosneb elementaarosakestest ja omab oma laineväljendust. Kontrollitud laine resonantsi loomine osakeste ja objektide vahel võimaldab juhtida füüsilisi ja keemilisi, bioloogilisi protsesse. Ja olla loogilised saab ainult selge teadvuse ja aususe tingimusel. See on maagia slaavi moodi kosmilised väravad ja nende võti on tõde. Meie esivanematel oli usk. Selle sõna usu tähendus, etimoloogia on ra, teadmine. Stera on algne valgus, see valgus asub ajast ja ruumist väljaspool. Meie esivanemad teadsid, et see on ra, kes avaldub materiaalses maailmas nagu tuum- ja termotuumareaktsioonide valgus. See on päikese ja tähtede valgus. Me kummardasime teda kui Ariutri valget see. Ra. Ta võib avalduda ka elektrilise valgusena. Me kummardasime perunat nagu välku seal. Ja ra võib avalduda ka oksüdatsioonina, see on tavaline lõkkeleek. Ja me kummardasime raad keemilise turevalguses. Seetõttu nimetasid inimesed, kes ei suutnud mõista, mis ra algselt on, meid päikese kummardajateks, tule kummardajateks. Aga me mõistsime, et need on vaid vormid selle algse valguse ra väljendumiseks. Just meie tõime mõiste ra Egiptusesse. See ei ole mingisugune Egiptuse jumal ra, nagu paljud arvavad. Aga tegelikult vene keeles on palju sõnu, mis kinnitavad, et algselt tähendust ra teadis just vene rahvas, näiteks raduga. See on valguskaar. Raduga või seal radõõs. See on ra külluses. Või seal ilu, see on see, mis vastab algsele valgusele ja palju sõnu võib tuua. Usu võib olla ainult üks inimene, kas teab, mis on ra või ei tea. Seetõttu ei saa olla kahte usku. Aga inimesed, kes ei suuda mõista selle algse valgusera tõelist tähendust, saavad usu teatud projektsioonis. See projektsioon nimetatakse juba religiooniks, ehk siis religioon on korduv pühakirjutis või korduv ühiskondlik haridus. Pärast mida? Pärast usku loomulikult
Seetõttu on usk üks, aga religioone ehk neid projektsioone on palju. Piesassa on väljas. Kui suguvõsad elasid Beelovoodi aladel, oli rahvast palju, osa suguvõsadest kolis vabadele maadele ja paljud suguvõsad viisid endaga kaasa selle, mida nad hoidsid. Ja ka Jumalate austamine, oretame, et ühel suguvõsal on kaitsejumal Velest, teisel Perun, kolmandal Strebov. 4. on Svintovid ja nad lahkusid ning asusid elama erinevatesse maadesse ehk siis erinevatele aladele ja seal põlvest põlve, nagu öeldakse, edastati teadmised nende kaitsejumalast. Seetõttu hakkavad paljud vaidlema, kes on vanem Velest, Svara, Perun või Srintovid, aga see on sama, mis istuda ja vaielda, kelle isa on parem. Igaühe jaoks on tema isa parim. Ja neid, kes jäid pesse, miks neid nimetatakse vanausulisteks ingliteks, este algseteks, kes hoiavad tarkust mitte ainult selle kohta, mis oli, vaid ka nende suguvõsade kohta, kes lahkusid. Ja selgub, et usk on üks, kuid erinevates kohtades on tal omapärane värv. Minevikus olid isegi vaidlused preestrite vahel. Ühed ütlesid, et tuleb kaasa võtta algallikad, Santi, Harati ja muud. Teised ütlesid, et ei, me võtame kaasa tavad, sest tavad avavad suguvõsa mälu ja kõik, mida meie esivanemad on põlvest põlve edastanud, tuleb meelde. Ja Inglin ütles, et me ei muuda midagi. Nii tavad jumalate tarkus kui ka esivanemate tarkus, see kõik on ühtsuses. See, mis edastatakse vanaisalt lapselapsele, isalt pojale põlvest, põlve ei muutu, sest ükski täiskasvanud inimene ei hakka lapsele valetama ega midagi välja mõtlema, et mitte olla vale inimene tema silmis. Seetõttu usaldus ja usk isade, vanaisade, vanavanaisade vastu ei muutu. Sajandite, tuhandete põlvkondade jooksul. Igaüks hoolib ju oma järeltulijatest. Ja et hoolida, tuleb anda neile täpselt õiget teavet. Meie jumalad on meie esivanemad, amukhad nende. Ja eesmärk, millega jumalad meid maale saadavad, on see, et me õpiksime töötama. Et me saaksime loojateks ja et õppida looma, tuleb õppida armastama. Sest armastus on jõud, mis loob ja ühendab kõike loodut. Armastus on suur sõna, mis on sama mõõtmatu segaduse allikas, mida tekitab tõelise tähenduse teadmatus, millele ei ole ekvivalenti üheski maailmakeeles. Selgitavad sõnaraamatud tõlgendavad seda meile kui sügava kiindumuse tunnet, kuuma südame kalduvust, meeldivust, sümpaatia, eelistust millegi suhtes, sisemist tõuget, tõmmet, tõukamist ja sarnast. Aga vaid meie esivanemate keele mälu avab, selle iidse lühendi tõelise tähenduse. Inimesed tunnevad jumalaid. See ongi armastus. Ei tõmme, ei kiindumus, ei kalduvus ega tunne ja isegi mitte seks. See, mida me täna seksiks nimetame, oli vene keeles tuntud kui nauding. Uts, see on iidne meessoost paljunemisvahend, kuid selle vahendi vabastamine tähendab naudingut. Inimese elu algab hetkest, mil sa teadvustad end rohkem kui kehana. Siis hakkad sa õppima armastama
ja see töö on luksus, mida saab endale lubada ainult inimene. On olemas 3 viisi maailma tundmiseks. Kõige primitiivsem viis põhineb meie meeltevõimete. Lõhn, puudutus, maitse, nägemine ja kuulmine. Kõik need võimed on väga primitiivsed. Näiteks on koera lõhnataju palju parem kui inimesel. Inimese kuulmine haarab ainult kitsast helilaine vahemikku. Sama kehtib nägemise kohta. Me ei näe ultraviolettspektris, infrapunaspektris, me ei näe polariseeritust, valgust, radioaktiivseid kiiri ja nii edasi. Teine viis maailma tundma õppimiseks seisneb meie meele, mõistuse ja intelligentsuse võimes. Mõistus saab teavet 5 meelest. Mõistus teeb järeldusi ja kogub selle pagasi intelligentsusesse. Aga see viis, mida kasutab kaasaegne teadus, on samuti primitiivne. Miks? Sest see on taas piiratud nende 5 meelega. See tähendab, et meie mõistuses ei ole muid teabekanaleid peale nende 5 meed. Ja seetõttu on inimene, kes arvab, et ta suudab mõistuse ja intelligentsi abil tõdesid mõista, lihtsalt naiivne inimene. See tähendab, et see on põhimõtteliselt täiesti võimatu. Isegi kui ta kasutab mingeid tööriistu, proteese, et laiendada meie meeltevõimeid. Veda ütleb selle kohta, et meel, mõistus ja intelligentsus on inimese parimad sõbrad. Aga kui inimene on kasvanud üle nende 5 meele, siis muutuvad meel, mõistus ja intelligentsus inimesele kõige halvemaks vaenlaseks. See tähendab, et on vajalik loobuda meelest ja arendada teisi täiuslikumaid viise maailma tundma õppimiseks. Näiteks nagu intuitsioon me teame, et Ivan idiot on inimene, kes ei kasuta meelt. Venemaa rahvalugudes on Ivan idiot evolutsiooniliselt oma targematest vendadest palju kõrgemal. Kui targale inimesele öelda, mine sinna, ei tea kuhu, too seda, ei tea mida, siis ta segadusse. Talle on vaja täpselt suunda, koordinaate, midagi konkreetset leida. Aga Ivan idiotile ei ole see probleem. See tähendab, et ta valdab täiuslikumaid meetodeid maailma tundma õppimiseks. Seetõttu ütlen, et Venemaa on lollide maa ehk siis valgustatud inimeste maa. Meie esivanematel on tohutu kogemus igasugustes küsimustes, kõik vastused on vedades. Kui inimene ei suuda ise vastuseid leida, peab ta pöörduma pädeva inimesest veduna poole ja küsima, mis on vedades kirjutatud. Vedun peab ütlema, et selline asi on raamatus, seal on selline lehekülg, kus sellest räägitakse. Ja andma inimesele võimaluse lugeda, sest on vajalik ise veenduda, kas see on nii või mitte. On olemas erinevate rahvaste mütoloogia maailmas. Nii, hiinlased, babüloonlased kui ka egiptlased ei pea oma päritolu mitte mingist ahvist. Kõik nad räägivad sellest, et nende juurde tulid taevapoegade, kes neid õpetasid. Kes neid millekski õpetasid ja see iidne teadmine on neile usaldatud hoidmiseks ning neile on usaldatud. Seda kasutada. Ja sellega tegelemisel aitab meid eelkõige kaldealaste kuningate nimekiri, mille koostas babüloonlane preester Perusa. Temast on mainimisi Kreeka autorites. Eelkõige kirjutab kreeklane Polydistor selle kohta.
Perusa teises raamatus on kirjas 10 kaldea kuninga ajalugu. Nende valitsemise aeg on 120 šari või 432 000 aastat. See on enne uputust. Kreeklane polidistor ei olnud tuttav nii-öelda slaavluse ja slaavi teadmistega. Seetõttu kaldus ta loomulikult suureks fantaasiaks, sest 432 000 aasta jooksul babüloonlase tsivilisatsiooni tekkimist ei tasu oodata. Ja kui ta oleks teadnud slaavluse, siis oleks ta teadnud, et tsar või šar tõlgitakse samal ajal ka kui ring. Aga kui see on slaavi eluring 144 aastat, siis osutub see mitte fantaasiaks, vaid täiesti reaalseks kuupäevaks babüloonlaste tsivilisatsiooni tekkimiseks. Kui me korrutame 144 120-ga, siis saame 17. 280 aastat enne uputust. See tähendab umbes 28 miinus 29 000 aastat. Nei ajast. Ja kui rääkida Egiptusest, siis on see umbes 5000 aastat noorem, sest umbes 23 000 aastat Egiptuse tsivilisatsiooni tekkimisest. Siis Kriik saab oma kohtadele. Ja siis saame täiesti normaalselt tajuda selliseid andmeid babüloonlaste allikatest, mis ütlevad, et püramiidid olid juba olemas. Selge on see, et nad olid olemas, kui Egiptuse tsivilisatsioon tekkis 23 000 aastat tagasi. Kuigi tuleb öelda ka järgmist, et see oli juba nagu tsivilisatsioon, mida ei juhtinud jumalad. Aga jumalad, kes lõid nii esimese, teise kui ka kolmanda tsivilisatsiooni, ehitasid ise püramiidid juba varem. Alles hiljem kaasasid nad inimesi selle valmistamisse. Seetõttu küsimus Egiptuse püramiidide vanusest. Ametlik teadus peab seda pikka aega lahendama, kuid ilma slaavi teadmisteta ei suuda nad seda probleemi kunagi lahendada. Arheoloogide leid purustab kõik arusaamad iidse ajaloo kohta, millega on harjunud vanade maade teadusringkonna. Veel hiljuti pidasid teadlased Lääne-Euroopat inimkonna halliks. Nüüd peavad nad tunnistama, et Euroopa tsivilisatsioonil on vene juured. Kaevamised külas 7 meetri sügavuseni kinnitasid vaid üldiselt aktsepteeritud hüpoteesi. Homo sapiens ilmus Euroopasse 35 000 aastat tagasi, kuid edasi sattusid teadlased paksule kihile just sellest vulkaanilisest uhkast, mis tekkis planeedi ulatusega katastroofi Vahemere purse, mis toimus 40 000 aastat tagasi. Ja selle all ootas arheoloogia üllatust veel üks Cro-Magnoni asula, siis veel. Selle avastuse üle räägivad Euroopa teadlased ilma häbenemata. Sensatsioon. Näib, et nad võisid kaubelda. Need leiud on erakordselt olulised. Need suurendavad Euroopa tsivilisatsiooni vanust. See on vähemalt 5 aastat vanem, kui on arvatud. Mitte kõige meeldivam uudis eurooplastele täiendatakse teise šokeeriva avastusega. Juba 40 aastat tagasi teadsid Vene Cro-Magnonid käsitööd ja oskasid elada kaunil. Vaadake, millised suurepärased peakatteid. Ja, hobune. Sellel oli mingisugune rituaalne tähendus loomulikult. Sellega pidi jahile minema. Nii et ilmusid püksid siin on vähemalt see, mida ma tean. Siin on kõige vanemad, tänapäevaselt öeldes, primitiivse inimese püksid. Ja Tšehhi kvartsist kirved, Uralite jaadi ehted ning mäekristall viitavad arenenud kaubandusele. Teadlased peavad veel välja selgitama, miks primitiivsed inimesed eelistasid idapoolse tasandi karmisid tingimusi pehmele Euroopa kliimale. Aga teaduslikes vaidlustes võivad nad juba kindlasti nimetada eurooplasi nooremateks vendadeks. Hehe, tii sassa koos rautiga. Rahman, Rahman, Rahman. On mõisted olemine ja unustamine. Unustamine ei ole mälukaotus. See on siis, kui tähelepanu on olemise taga, teises mängus. Ja mälu on mõtteline tee ässa loodud kujundile või kasutades tehnilist sõnavara D-failini. Mälu kaotamine on valeandmete moonutamine. Mida rohkem inimene valetab, seda lühem on tema mälu. Me lasime välismaalastel pikka aega sekkuda kõige intiimsematesse emakeelde. Keele muutmine toob kaasa teadvuse muutumise.
Need lingvistilised mängud algasid sunniviisilise kristjaniseerimise ajal ja said revolutsiooniliselt häkkerrikult alguse 1918 aastal, kui Lunatšarski hävitas kujundliku tähestiku ja asendas selle koleda helialfabeediga. Pärast seda kuulutas logopeed Uljanov Lenin Blank sakramentaalse õppida ja õppida. Kui keel tehti koledaks, see tähendab koledaks Lunatšarskide kampaaniad. Nad eemaldasid kujundid. Nad eemaldasid ka struktuuri, jättes alles ainult anena. Paljud ütlevad vanaisad, tüdrukud, see tähendab lihtsalt helid. Aga samaslaavi valgevene keeles on hea mingi maine. Sidi, seuki. See tähendab, et paljud ei mõtle isegi sellele, et üks täht, mis vene keeles hävitati, on teise slaavi keeles säilinud. Serbia keel, mis oli vanaslaavi keeles, mis hiljem läks üle kirikslaavi keelde, eemaldati algselt, kuid serblased jätsid selle, sest ei ole teist tähte, mis võiks asendada, kuna heli on keha. Seda on raske edastada teistele, aga Ukraina räägib endiselt agardna. Selline kõne on kajastus, mis on rahvamälus säilinud meie esivanemate püha keele terviklikest kujunditest. Paljud tähed omasid varem kahekordset diftongilist hääldust. Näiteks vene vera ja Ukraina vira kaotasid tervikliku kujundi tähejat kadumise tõttu, mis mitte ainult ei hääldatud kuie, vaid oli ka jumaliku seost universaalse ja maise olemise vahel. Meie keel ei olnud abstraktne helide kogum, see oli funktsionaalne, nagu kõik slavi maailma tähendused. Noh, meil on ju siiani ühes külas aktsent, teises näiteks jah, seal öeldakse ukka, seal juka või näiteks ühel maal öeldi redel. Miks? Sest võeti 2 rebast ja neid rebiti ja saadi redel, aga teises räägiti, et ei rebitud, vaid purustati. See tähendab, et jagati. Võrdselt osadeks tehti ristalad ja saadi puru. Kaasaegses keeles on väga palju dihotoomiaid, vastandlike mõistete paare, mis on kunstlikult juurutatud. Hea ja halb, ilu ja inetus, maa ja taevas, need ei ole vastandlike paaride. Vaadake iroonia või iidse tähestiku kujundit. Seal neid ei ole. Need dihotoomilised illusioonid hakkasid ilmuma välismaiste reformistide tõttu, kes lihtsustasid neile arusaamatut kujundlikku sõnalist slaavi kosmost oma kaubanduslike mõistete all. Ilu ja inetus näiteks on pigem sünonüümid. Sõna inimene, strühend, inimene tähendab lähedust sugulastele, inimesele lähedane. Ukraina keeles on säilinud see iidne kujund. Roda, samuti ka paar hea halva. Halba ei ole hea vastand täht. Tselo tähendab midagi tundmatut ja ületavat, nagu ka ruun tselo. Esivanemad ei öelnud, see on hea, aga see on halb. Halb toit võib olla hea kaalu langetamiseks. Nad ütlesid teine või mitte meie. Venelased austasid kõike, mis on loodud ja ilmunud, kõiki eluvorme. Pluss ja miinus on matemaatilised mõisted, mitte eetilised. Seetõttu on vene hing suur hing, mis suudab kaastunnet, mahutades endas nii oma rõõmu kui ka teiste valu. Mida ei saa öelda parasiitlike olendite kohta, kelle jaoks teiste valu ei ole korduv. Vanas vene keeles, seega ka teadvuses, ei olnud vastandlikke mõisteid, mis üksteist eitavad või välistavad. Nii teadvuses
kui ka keeles olid olemas mitmekesisuse ja ühtsuse kujutised, seega ilma konfliktita ja energia loodi elementide väljas, mitte kirgedes. Ja nüüd vaatame sõna surm. Peetakse, et surm on eluvastand. Kuid ka see ei ole tõsi. Vene kirjas ei ole ühtegi sümbolit, mis tähistaks eluvastandit. Surma näete te ümbritsevas, kuid enda jaoks ei leia te seda, sest surm on vaid elumõõtmete muutumine. Inimeste maailm on meil 4-mõõtmeline, edasi on harmooniline maailm. Lego on 16-mõõtmeline. Legid, orlegid on nagu elanikud kõrgematest, mitmemõõtmelistest ruumidest. Oleg on vastupidine, see tähendab keeli. See tähendab, et ta on veel saadetud. Ingel või agel, nagu see kreeka keeles kõlas. See tähendab, et agelad kutsusid langenuid legodeks. Need, kes läksid tumeda poole teed. Ja pange tähele, surmaingel, kättemaksuingel, karistusingel. Surmas, tasus ja karistuses ei eksisteeri legot. Legioonid kandsid ainult valgust ja head. Paljud ütlevad, et kuidas mõista. 16 mõõtmelisust, ma ütlen, et mõista, on raske, kuni sa oled 4-mõõtmelises ruumis ja tegelikult. Iga inimene on vale 4-mõõtmelises ruumis. Kuid me ei taju mitte 4-mõõtmelist ruumi ennast, vaid me tajume selle peegeldust, kuvamist meie silmavõrkestel. Ja inimesed ei suuda alguses aru saada, millest jutt. Ma ütlen, et te vaatate televiisorit, nad jah, kujutage ette, et käib saade Võta loomi või mõni film te tajute ekraanil toimuvaid sündmusi kui 3-mõõtmelisi. Aga tegelikult on see ekraanil kineskoobi luminofoori punktide säde ja see on 2-mõõtmeline projektsioon. Midas mõista meie ruumis? Mis on inimene, peame vaatama teda eest tagant, paremalt, vasakult, ülevalt ja alt. Ja, et näiteks mõista 5. ja 6. mõõdet, kujutage ette, et näete inimest kõigilt poolt korraga ja sees samal ajal. Inimesed ütlevad, et on raske. Mina ütlen, jah, on raske, sest te olete praegu piiratud selle ruumi raamidega. See on sama nagu laps pärast lasteaiast kooli minekut, kellele ei anta keegi Lobatševski trigonometria. Talle antakse mida? Tähed. See tähendab, et teda hakatakse õpetama aluseid teistsuguse maailmatajumise. On maailmavaade ja on maailmatunne. Maailmavaade vaadata maailma, see tähendab lihtsalt vaatama. Aga maailmatunne tähendab, et inimene mitte ainult ei vaata, vaid ka tajub. See kõik on tegelikult. Aga maailma peegeldamine, see tähendab, et see on nagu ajaloost välja jäänud ja püütakse mitte kasutada. Aga neid ujundeid on ju palju. Kellele võib esitada keerulise küsimuse? Täpselt, siin. Sain aru, teile. Näeme!
Jah, ta ei ole keeruline, muidugi, me teeme. Filmi olgu, ma ei ütle, millest te saate ise aru. Mida tähendab teie jaoks sõna natsionalism? Natsionalism. Sõna natsionalism, aga te juba kohe. Oodake, ma võib-olla ütlen valesti. Mida? Meile on oluline protsess. Noh, oleks soovitav, et te praegu mitte. Ütlen siis, kui natsionalism, need on inimesed, kes ei ole lihtsalt oma sellise Ukraina rahvuse suhtes truud. Teist nad ei tunnusta. Nii ma mõistan oma arusaama, mis on natsionalism. Aga kui ei ole Ukraina, siis mis veel? Noh, kui me tunnustame venelasi, me tunnustame kõiki rahvusi. Kas teile on teada sõna rahvasalgne tähendus? Natsionalism on mingi rahvas. See on tervitus rahvale, mingi pöördumine, natsionalism. Ei teha isegi. Selge, aga teie jaoks? Natsionalism, noh, nagu võiks öelda, et näiteks üks rahvas või üks rahvus ei austa teid. Või midagi. Selge, aga teie jaoks, mida tähendab natsionalism? Natsionalism on ilmselt mingid tegevused, mis on suunatud rahvuse säilitamine. Midagi sellist ei oska täpselt sõnastada. Tänan teid. Natsionalismi mõisted on, ütleme, mingil määral. Ka patriotism, austus oma rahva traditsioonide vastu, mis mõnikord ulatub. Fanatismi. Natsionalism, tahan teada, kuidas te seda sõna tõlgendate, mida see teie jaoks tähendab. Meie jaoks on see sõna just selle sõna tähendus. See on liiga globaalne. Me tahame üldiselt elada rahus ja sõpruses, nagu Sevastopolis. Me ei tunnusta ei ukrainlasi ega venelasi. Me kõik oleme üks rahvas, kõik slaavlased. Ja me kõik armastame üksteist. Näete, kuidas me Sevastopolis rahulikult ja sõbralikult elame. Nii venelased kui ukrainlased, isegi notar ja kõiki me armastame. Eelkõige on see ühe rahva tõstmine teise üle. Ilma põhjuseta, muide, sest natsionalismile ei tohiks olla kohta üldse kuskil ja kunagi. On juba ajalooline kogemus natsionalismist ja eraldi natsismi ilmingutest. Kõik need püüdlused, nii öelda, tuleb kohe juurida. Ma ütlen seda teile kui esindaja. Ise näete üldse. Jah, ma teie juurde läksin. Seetõttu tuleb püüelda juurimise poole, täieliku juurimise poole, isegi teadvuse tasandil. Igal juhul, sellel nähtusel ei tohiks olla kohta üldse meie elus. Selge. Kas teile on teada selle sõna algne tähendus? Kuidas üldiselt? Tõenäoliselt mitte. Ainult üldiselt. Selge. Aitäh teile. Jätkub. Vene keelt kaitsevad jumalad. Meie sõnad, naastes kodumaale moonutatuna, erinevate keelepõimude kaudu jätkavad koduste kujundite aluste hoidmist. Nii see jääb, kuni on elus vähemalt üks meie pagan. Me räägime sageli sõna maagia kohta, kuid kuidas see kajab, nii see ka vastab. Kuna sõna, mis on öeldud Jaavi maailmas, peab resoneeruma Navi maailmaga ja näitama kogu oma maagilist jõudu, on vajalik üks kõigile tuntud tingimus – tõde. See tähendab, et sõna peab vastama algsele, esmakordselt loodud kujule. See tähendab, et sõna peab olema teadlikult öeldud. See tähendab, et sõna ütlev inimene peab olema puhas kavatsustes. Tõde. Siin on võti tõelise.
loodusliku väe taastamiseks. Muidugi saab ka sõnadeta hakkama, aga see on juba teine lugu. On Printsessi saarel tuviraamat, aga mitte igaüks ei pääse sinna väga küljel olid teised, seal 3 vanatamme. Nende juurde kitsad teed, juured seal sinu. Pojad, kes kutsuvad end venelasteks, jõed ja metsad, hääled, mis joovad süda. Armastus, helin taevasse, jõed ja metsad. Kostub hääli südames armastus, helin taevast. Subtiitrid Leidi Matorsokk. Paistab päike, mängib kastega ja heinas peituvad armastajad, paljajalu, ääli. Ei naase vana, kõik, mis tuleb, saab teoks ja õrnade rohtudega. Eksib niitudele regi taevasse. Armastus, see on lugu, mis räägib ajast, mis ei naase kunagi, kuid kõik, mis tuleb, saab teoks. Õrnade rohtudega eksib see niitudele nagu regi taevasse. Armastus on igavene. Uus süda sõnaga taevas repib. Au, tund, kiri, hääled ja võib-olla isegi. Uus süda sõnaga taevas. Jätkub, seal on 3 vanatamme, nende juurde viivad kitsad teed. Seal on sinu juured, poeg, mis kutsuvad end vene juurteks. Jõed, metsad, lind, süda, armastus, kõlavmine. Taevad, rütm ja prügi ja hääled. Steelda, armastus, taevaheli ja veel. Subtiitrid koostas Tima Torso.